Nüüd aga asume uurima, mida tähendavad loomatoidu kottide etikettidel sõnad premium ja super premium. Millal ja millist sarja siis ikkagi eelistada? Tere, Klaarika! Tere! Ma asun otse asja kallale. Ma tulen loomapoodi sisse ja mind ootavad ees fantastilised sõnad. Super, premium, premium ja kõik võimalikud ülivõrded. Mida need koeratoidupakkide etikettidel tähendavad? See näitab ära selle toidu kvaliteediklassi. Kõige kõrgem on alati super premium. Kui seal kõrval on premium sari, siis tegu ei ole mitte mingi halva tootega, vaid see on lihtsalt selle kõrgema või uhkema kvaliteedi natukene lihtsam variant. Et selles mõttes ei pea seda premium sarja sugugi kartma. Ta on alati ka palju soodsama hinnaga, kui on super premium sari. Lihtsalt, kui hoida oma koera selle premium toidu peal või kassi, siis tuleb arvestada seda, et üks samm jääb alati astumata. No mis see üks samm nüüd tähendab toidu koostises? Toidu koostises tähendab ikkagi seda, et toidu koostis on laiem, ta on tehtud täpsemaks ja ta on tehtud siis vastavalt ka koera suurusele sobivamaks. Et tavasarjades alati on koerte toitude puhul olemas eraldi klassid väikestele, keskmistele, suurtele koertele. Need on nüüd premium sarja? Need on nii premium kui super premium. Ja miks see nii on? Väga lihtne, sest nende koerte, nii pisikeste kui suurte koerte vajadused on tegelikult väga erinevad. Et kui me vaatame sellist pisikest koera ja kelle seal maksimumkaal võib olla 5 kilo, aga samas me vaatame koera, kelle maksimumkaal on seal võib-olla 90 kilo, siis selge on see, et nende vajadused sünnist surmani ei saa olla samad. Ja seetõttu ongi mõistlik vaadata siis neid superpreemiumeid, mis on nagu täpsemad, aga samas loomulikult premium on lihtsalt aste tagasi, aga ta on korralik. Väikesed koerad, miniklassi koerad, kui täiskasvanu kehakaal on kuskil 10 kilo maksimum. Mediumil 26 kilo ja ütleme sellised suured koerad on siis alates 45 kilost. Kuna kutsikate aeg, kasvuaeg on väga erinev ja pisikesed saavad väga ruttu täiskasvanuks, suured koerad kasvavad hästi aeglaselt, siis peavad olema need toidud erinevad. Teine asi on see, et tavasarjades alati on eraldi toidud nii ülekaalulistele koertele, eakatele koertele, kui siis ka sellistele koertele, kes vajavad rohkem energiat. Kui meil on nüüd vaja koer tõsta lahja toidu peale, siis olge head, vaadake alati koostist. Kui lahjas toidus on valgu osakaal 20 ja üles ja rasva osakaal kuni 10%, siis on ta selline klassikaline light toit. Ehk see on see toit, mis aitab koeral püsida heas kaalus ja võtta seal kaalust ka natukene alla. Kõik suured koerad on meil murelapsed liigeste suhtes. Alati me peame veenduma selles, et koera toit suurele koerale toetab tema liigeseid. Tavaliselt nendes toitudes on glükoosamin, kondroitiin, on ka MSM, et jälgige, et see oleks kindlasti toidus olemas. Teine asi, mida suured koerad tihti toidus vajavad, on ka tauriin, mis hoiab nende südame tervist. No aga kui nüüd väike koer sööb suure koera toitu, kas ta siis lihtsalt saab liigest toetavate preparaatide üledoosi? Ta ei saa, küll aga see toidu energiasisaldus on tema jaoks vähe. Kuna väikesed koerad vajavad kõrgemat energiasisaldust, siis suurte koerte toit jääb nendele lahjaks. No üks asi on suured koerad ja väiksed koerad, aga teine eraldamine toimub ju noorte koerte ja eakate koerte vahel, et tihti kipuvad eaka koera omanikud andma oma koerale noore koera toitu, et seal on ju rohkem vitamiine ja küll siis tal tervis läheb jälle paremaks. Kuidas sellega nüüd tegelikult on? Hästi kurb, kui antakse seda kutsika toitu nüüd sellisele seeniorile, kes on pigem selline diivanikoer ja oma põhiosa päevast veedab niimoodi patjade vahel. Et tegelikult tema energiavajadus toidus on oluliselt madalam kui kutsikal. Et mis juhtub on see, et see seenior läheb meil ülekaalu ja kui seenior läheb ülekaalu, siis tulevad kõik muud tervisehädad. Et tegelikult see ei ole okei. Ja täpselt samal põhjusel ei ole mõistlik anda ka vana koera toitu noorele koerale, sest see ei vasta vajadustele. Noor koer peab saama kasvada ja toit peab just aitama seda organismi kenasti kasvatada. Kui me anname vanakoera toitu, siis me vastupidi tõstame ta lahja toidu peale.
ja see ei ole õige. No täna räägime sellisest põnevast sarjast nagu Britcare, kus on ka eraldi superpreemium ja premium toidud. Mis vahe nüüd nendel kahel on? Täpselt seesama vahe, millest ma ennem rääkisin, et premium klassi toit on samamoodi väga korraliku tooraine baasil tehtud, lihtsalt võrreldes Care'iga on ta natukene tagasihoidlikum variant. Ja Britcare'i sarjal on üks hästi tore eripära, ehk siis selles superpreemiumis jookseb justkui 2 eraldi liini. Üks on siis lamba ja riisi baasil ja teine on siis kala ja kartuli baasil. Nii et kes ei kannata siis teravilja, on sama sarja siseselt võimalik leida ka toit, mis nendele sobib.